Aitäh ja teeme ühe suure aplausi muidugi meie panelistidele. Ma palun nad järjest siia istuma. Tauno Toompuu, Rakvere kolmainu koguduse õpetaja, Toomas Roolaid. Toomas tegutseb ettevõtjana ja ärikonsultandina oma mikroettevõttes Varjatud teadmised osaühing. Nii, Triin Remmelgas. Ole hea. Ja Triinu Kirgon-Toit. Need, kes tema seminaris vestluses osalesid, saite juba palju targemaks, kohe saame natuke veel rääkida lähemalt. Tiit Maran on Riigikogu liige, zooloog, ökoloog. Kristel Vene. Ja Toomas Kiis. Ole hea. Ja mina olen Sander Loite. Enne ütlesime ka korraks. Ei pea, lasta olla. 5 inimest, kes osooni vaatavad, teiega võime pärast korra ühe kohvi teha. Aga alustame sellest, et jah, meil kõigil ei olnud täna võimalus korraga samas ruumis viibida, et neid vahvaid ettekandeid, seminare, vestlusi kuulata erinevatel teemadel, sest meie inimesed siin on praegu erinevatest, ütleme, eluvaldkondadest, siis ma natukene uurin kas või enda ja teiste huvides seda, et millest juttu tuli. Ja võib-olla alustuseks, Triin, kuidas ja millest vestlusring käis ja kuidas, kas noored ka millegagi üllatasid, küsisid midagi, millele sa ei osanud äkki ka vastata? Tere kõigile! Jah, mina tegelen igapäevaelus toiduga, täpsemalt taimse toiduga. Tulen ettevõttest Mati, kus me toome turule ja töötame välja lihaanalooge seenevalgust. Ja kuna see on minu igapäevane töö, siis nendel teemadel õpilastega arutasime ka. Oli küll mõni küsimus, millele ma nagu nii täpselt vastust ei osanud anda. Kus see aktiivne poiss oli, kes kogu aeg küsis, mis see küsimus oli? Mul ei tulegi praegu endal meelde. Aga üldiselt jäi, õpilased on ikkagi üsna laia silmaringiga selles teemas ja kui ma palusin neil nimetada liha liigtarbimise ja tootmisega seonduvaid murekohti, siis nii keskkonna ressursikasutuse teemal, inimese tervisemurede teemal kui ka loomade heaolu küsimuses, mis on need 3 põhisammast, siis, millest me üldse räägime, kui me räägime, miks meil on vaja taimseid lihaanalooge. Et jaa, väga palju toredaid mõtteid tuli lastelt. Väga hea rõõm kuulda. Toomas Kiis, sina oled perearst. Kas võib niimoodi öelda, et ühed nõutumad arstid praegu on kuulda, et perearstide rida pigem nagu jääb järjest ahtamaks, neid on vähem millegipärast. Kuidas ja millest sina siis rääkisid noortega? Kas sellest, et tulge kindlasti arsti juurde, kui on tervisehädasid või et püsige terved? Tere, mina proovisin rääkida pigem sellest, missugune minu teekond siis on olnud nagu arstiks saamisel ja nagu arstiõppest siis üldiselt, et äkki kellegile meeldib ja keegi tuleb ka appi. Rääkida peremeditsiinist Eestis ja kitsamalt Lääne-Virumaal, siis ma arvan, et siinkandis probleem perearstide puudusega juba on ja läheb ainult suuremaks, et järjest inimesed lähevad välja teenitud nii-öelda pensionile ja konkursse kukub läbi, et ei ole asendajaid tulemas. Et pigem murekoht on juba praegu ja läheb ainult suuremaks. Aga aitäh sulle ja ma loodan väga tõesti, et täna ka see inspiratsioonivestlus viib selleni, et mõnigi teist valib arsti tee.
enda elu teeks. Väga tore oleks, kui neid valikuid tehakse. Aga ma küsin ka siis Kristel Venelt, et kuidas vestlus läks, millest juttu oli ja kas tuli midagi uut või mõtlema panevat või midagi, millest hoopis lähemalt uurida, mis mõtteid noored andsid? Mina rääkisin toidust, toidutehnoloogiast, rääkisin ka sellest, et kuidas me oleme inimestena või ühiskonnana jõudnud nii masendavasse punkti, kus me peame sööma nii palju ületöödeldud toitu, globaalset toitu, vähe lokaalset, vähe tervislikku ja rääkisin noortega ka, et millist tulevikku nad näevad, kuidas me sööme 2050, mida me sööme, kuidas me saaksime seda poliitikat mõjutada ja kuidas me saame ise toiduvalikuid teha paremaid. Ja loodetavasti nii mõni teist, kes seal loengus olid, vaatavad, nüüd pööravad pakendi teistpidi ja loevad ka selles väikses kirjas olevat informatsiooni, et kas seda kõike, mis seal kirjas on mu kehale vaja või see täidab mingit teist ülesannet selles toidus. Ja võib-olla päeva lõpuks ka tekkis mõnel tunne, et tahaks ise ka panustada sellesse tuleviku toitu ja tulla näiteks Tallinna Tehnikaülikooli õppima toidutehnoloogiat. Väga hea. Sa küsisid, et mis mul põnevat oligi see, kas miski üllatas või tõi mind üllatas, ma küsisin, et kuidas me sööme aastal 2050 ja mind üllatas ja pani muretsema ja loodetavasti neid, kes seal oli ka, paneb muretsema see, et ei nähtud positiivset tulevikku, nagu, et sööme endiselt kiirtoitu ja tervis läheb halvemaks ja just sellist globaalset toitu. Et see oli kurb, aga see tähendab seda, et meil on palju veel tööd teha. Palju tööd ja palju teadmisi ja nende teadmiste kohale jõudmist. Just. Aitäh sulle ja Tiit Maran, kuidas vestlus noortega oli, kuhu mõttearendustega jõudsite? Jah, ma hakkan kõigepealt peale vist tudengitest, õpilastest, jube ägedad õpilased on, nii palju küsimusi oli, millega sai ruumi täita ja see teeb alati meele rõõmsaks, sealt tuleb alati tagasiside, et kuidas õpilased haakuvad, aga millest ma rääkisin, üldteema võib-olla oleks selline, et kuidas mõtestada lahti biosfääri tähtsust tema keerukuses, samal ajal elades täielikult tehislikus keskkonnas. Ja seal oli siis nagu 4 põhilist punkti, oli elurikkus, rääkisime sellest, et mis asi on loodus, kus on looduse piirid ja kui keeruline selle mõtestamine on, siis rääkisime sellest, et kuivõrd erinevad eluvormid maailma näevad ja kus ühelt poolt on see inimese silmenägi asjade nägemise needus ja samal ajal ka mingi väga positiivne pool, et näidata mitte ainult seda, kui palju erinevaid eluvorme on, aga ka seda, kui erinevalt nad tajuvad maailma. Ja siis tulin selle juurde kultuuri tähendusest ja ka sellest praegusest kultuurist, mis kipub mitte väga hästi aru saama kogu sellest asjast, mis on väljapoole meie tehiskeskkonda. Ja lõpuks ma peatusin selles imelikul asjal nagu looduskultuur, mis võiks olla see, mis nagu peegeldab tehislikku keskkonda, seda, millest me tegelikult sõltume. Väga hea, et siit kas või seesama üks mõttetera, et kuidas selline ühine mõistmine ja tõlgendus ja arusaam luua. Täna on siin selles mõttes hea, et me kõik oleme siin natuke erinevatest eluvaldkondadest siiski ja vaatame, kuidas me täna siin kas siis ühiseid mõtteid leiame või ka nende mõtete erinevusi. Ja Toomas Roolaid, kuidas vestlus oli, kas vastas ootustele ja millest juttu tuli? No kas nüüd vastas õpilaste ootusele, ma loodan, ma saan sellest veel kuulda, sest et meil vestlus oli natukene ühest servast teise. Oli selline anekdoot kunagi, et enne kui Einstein jõudis selleni, et ta ühendas aja ja ruumi ühte relatiivsusteooriasse, sai sellega hakkama üks Preisi sõjaväeohvitser, kes käskis reamehel kraavi kaevata siit kuni lõunani. Et siis meie vestlus oli siit kuni lõunani, et me alustasime natuke minu erialast, mis on ekspertide intuitiivsed teadmised, ehk siis need inimesed, politseinikud, päästjad, arstid, sealhulgas teadlased, kes teevad iga päev intuitiivseid otsuseid sisetunde järgi justkui. Ja kui nad peavad neid otsuseid edasi õpetama või kellegile seletama, siis toimub selline teatud lahtiühendamine, nimelt nad ei oska neid seletada.
mitte sellepärast nad tulevad kuskilt teab kus kohast, müstilisest kohast, vaid lihtsalt see andmetöötlus eksperdi peas äratundmine on nii kiire, et sageli ta ei oska sellest rääkida. Ja millest me rääkisime, oli see, et mis siis meie jaoks tähendab seda, et me tegelikult on väga raske aru saada, mida ühe või teise eriala inimesed tegelikult oma töös teevad. Sest see, mis nad oma töös räägivad vähe sellest avalikult, ei ole päris see, mis on see tegelik probleem või see keerukus, mida nad lahendavad. Ja mida kauem keegi on ekspert olnud, seda rohkem ta isegi ei saa aru, millest me aru ei saa, eks ole. Ja millest see vestlus sealt edasi läks, mis siiamaani paelub mind, et me tahtsime jõuda ka selleni, et mida Ukrainast arvata, kuna ma tegelen Ukraina vabatahtliku tööga palju. Ja vot seal jõudsimegi dilemmani, et väga raske on üldse aru saada, mis toimub, sest enamik osapooli, kes midagi meile räägivad, eksperdina, kas ei oska tegelikult ka isegi öelda meile, mis täpselt seal toimub, see sisetunne defineerida. Aga enamis, kes meile midagi räägivad, omavad mingid eesmärki, kommunikatsiooni eesmärki, rääkimata pealkirja panemisest, eks ju. No vot, ja selles mõttes lõpupoole me natuke jõudsime arutada seda, et väga põnevat olukorda, et paradoks on ju selles, et kui sa tahad aru saada, kuidas suhtuda näiteks sõjaohtu, siis lugeda ju rohkem ja rohkem uudiseid sellisel moel, nagu neid on lihtne kätte saada, võib olla täpselt kontraproduktiivne lahendus. Et see võib siin vastupidi kaugele viia, ma ei tea, mis asi on tõde, aga kaugele viia olukorrast ja rohkem viia ärevuse maailma. Ja minu vahend, millega ma lõppu jäin, on see, et üks on variant on siis küsida nendelt inimestelt, kes ei müü sulle oma teadmisi, ei paku aktiivselt, vaid otsida mujalt. Ja teine variant on lihtsalt mõelda läbi stsenaariumitega, mida ma teen. Ehk siis meil on tunne, et kui ma saan aru, siis ma rahunen maha. Aga kui ma ei saa aru saada, kas siis on viisi maha rahuneda, siis ma väidan, et ongi ainus viis aru saada, kuidas see mind puudutab, et mis ma teha saan. Natuke jõudsime sellest rääkida, ma loodan, et mitte nii palju, et inimestel tekiks ärevus, et nüüd on vaja kohvrikesi pakkida või midagi teha. Jaa, no siin me oleme, kohvreid ei ole pakkinud. Aga väga hea, ma küsin ka Tauno Toompuu, kuidas vestlus läks ja ma sain aru, et isegi täitsa intrigeeriv teemapüstitus oli, et võib-olla natuke lähemalt sellest, millest vestlesite noortega? No, seal kujuneski niimoodi, et selline halva kirikuõpetaja sündroom tuli lõimus esile, et hakkasin nagu loengut pidama rohkem kui vestlust, et natuke küll tuli õpilastelt ka päris vahvaid kommentaare, küsimusi, aga põhiliselt rääkisingi siis sellisest teadusliku teadmise ja ütleme siis müüditeadmise erinevusest ja olulisusest, et kuidas need ka teineteist täiendavad, et kus üks annab sellist faktiteadmist, eks ole, kuidas maailm toimib, mismoodi inimene siin maailmas, mis keskkonnas ta tegutseb, aga teine on see väärtusteadmine, eks ole, et mis tähenduse me sellele anname, et mis meie ümber toimub, kes me ise oleme selles kontekstis ja püüdsin nagu esile tuua seda, et see väärtusteadmine on samavõrd oluline, et ei ole üks üle teise ja ei ole konfliktis ka samuti teisega, vaid täiendavad teineteist ja selleks, et me ennast mõnusalt selles maailmas tunneksime, on see väärtusteadmine samavõrd tähtis. Ja ei oli väga küsimusi, kommentaare meelde jäänud, mis oli, aga saime rääkida. Pärast lõppes ära, et siis jäi veel päris mitu sellist kriitilist küsimust ka mulle, nagu, mille üle sai veel vestelda nagu nelja silma all, et aga oli kihvt. Ja. Väga rõõmustav kuulda. No, meie selle paneeli selline põhimõtteline ja natuke nagu seda tänast päeva juhtiv mõte on ka, et milleks meile teaduspõhisus. Ka võib öelda, et üsna intrigeeriv küsimus, mõni ütleks, et polegi võib-olla rohkemaks vaja, kui et lihtsalt muudaks inimeste elu mugavamaks ja tõhusamaks. Aga küsin alustuseks seda, et te saate mõne lihtsa oma elulise näite puhul tuua, et kuidas teie praegu oma igapäevatöös teadust või teaduspõhisust kasutate või ka vajate. Ja siin võib täiesti juba vabalt hakata vastama, et alustuseks võib-olla kas siis ettevõte, mis tahab siis lihale alternatiive luua, et mismoodi siis laiemalt see teaduspõhisus oluline on selles töös? No jah, meie ettevõttes ilma teaduspõhisuseta ei saa mitte kuidagi selle tulemuseni jõuda, et meie igapäevane kõige olulisem protsess, millega me tegeleme, on tootearendus ja juba selle jaoks, et sa oleksid võimeline
ma ei tea, jõudma selle ideefaasi, et mis toodet arendada ja siis, et sa saaksid need hüpoteesid tootearenduses püstitada, sa pead tutvuma teaduskirjandusega, kuidas üks või teine aine teatud keskkonnas ühe või teise ainega reageerib, siis sa lähed sellesse tootearenduse protsessi sisse. Noh, oledki seal köögis selle valge kitliga ja prillidega täpselt nii, nagu te ette kujutate, niimoodi see toimibki. Siis on see hüpoteeside testimine. Väga oluline osa, mis sellele järgneb, on sensoorne analüüs ehk siis nende tulemuste testimine ja siin tuleb lisaks toidutehnoloogiale, füüsikale, keemiale mängu ka psühholoogia, kus me peame olema väga teadlikud enda mõttevigadest ja mõtteraamistikest või viisidest, mis tihtilugu on tegelikult vigased. Et me ei saa iseenda selliseid mõtteid või tundeid tihtilugu usaldada, sest et on väga palju erinevaid asju, mis mõjutavad meid tegelikult eksima. Et võib-olla üks niisugune lihtne näide, mille suhtes me teame, et me näiteks sensoorse analüüsi osas ehk siis maitsmise ja toote hindamise osas peame olema hästi teadlikud, on see, et kui keegi juba meie ees valjuhäälselt on öelnud, et see toode on parem kui see või see prototüüp on vähem soolane, tugevam, mis iganes, siis kõik teised hakkavad mõtlema, et vist tõesti, tal ilmselt ei olnud seda mõtet enne peas või noh, võib-olla ei olnud, aga talle järgmisel hetkel tundub, et ta on täiesti veendunud, et tal on algusest saati tundunud, et see on kõige tugevam ja kõige soolasem. Et noh, see on üks näide paljudest, et kuidas ka psühholoogia teadus ühe valdkonnana nagu meie igapäevases töös rolli mängib, et jah, kui hakata nagu otsima, siis ma arvan, et hommikust õhtuni iga samm, mida me enda ettevõttes teeme, on ühel või teisel moel teaduslikel meetodidel on ta tõhusam kui ainult siis, kui me lähtuksime sellest, mis meile endale nagu tundub õige või mõttekas. Toomas, perearstina ma mõtlen, just küsimuse sinule püstitaks ja seaks hoopis niipidi, et siin viimasel ajal on ka olnud ju küllalt palju meedias ilmselt sellest juttu, et no, arstiteadus kui selline on üks nendest uhketest teadustest, millel on väga ka pikk ja oluline ajalugu, aga sinna juurde on kõlanud seda, et inimesed sageli ei usalda enam arstiteadust või otsivad seda, võib siis öelda, ma ei taha öelda, et ei usalda, aga et pigem otsitakse alternatiivseid lähenemisi, et siis mingisugusest tervisehädast või murest lahti saada. Kas sina oma töös perearstina oled ka kuulnud huvitavaid mõtteid, et mõni patsient tuleb ja ütleb, et näed, proovisin seda asja ja jube hea oli ja soovitasin teistele ka või et oled kuulnud hoopis, et soovitatakse mingisuguseid teistsuguseid ravimeetodeid kui traditsiooniline arstiteadus, et kuulsin mõnelt tuttavalt, et joo seda või tee teist. Ja, aitäh selle üsna keerulise küsimuse eest. Et ma arvan, selliseid nii-öelda olukordi, dialoog, diskussioone selles osas tuleb enam-vähem igapäevaselt ette, aga siis mina omalt poolt justkui siis prooviksin nii-öelda anda endast kõik, et äkki saame seda nii-öelda tõenduspõhist teed minna. Aga no eks loomulikult on olukordi, kus siis inimene valib selle alternatiivse tee. Aga kui nagu eluliselt, siis võib-olla, ma ei tea, oma emagi paneb kapsalehe, paneb küüranuki peale ja ütleb, et läheb paremaks, et selles mõttes, et jah, eks neid olukordi nagunii on ju igapäevaselt. Aga ma võib-olla siis jah, ise nagu perearstina nii-öelda, kui sa tõid välja, et usaldus on kadunud näiteks selle nii-öelda no kui tekib siuke lootusetuse tunne, et ei aita. Jah, läänemeditsiini vastu, et ma siis nagu enda poolt võib-olla prooviks nii-öelda seda usaldust siis kuidagi taastada. Luua. Väga kena. Aga vaatame edasi, kuidas siis iga päev teadus aitab. Ma hea meelega võtaks kohe selle teema jutujärje siit üles toiduteadlasena, siis
kõik, mis toidus on lubatud, kaasa arvatud kõik väited, mis toiduga kaasnevad, need on kõik Euroopa Liidus hästi teaduspõhised. Ja noh, me siin räägime, et nagu kui sisaldab D-vitamiini, on ju, et siis tal on mingi parendav omadus sellele toidule. Ja seal peab olema mingi teaduspõhisus taga, sellepärast et noh, inimesed söövad seda päriselt iga päev ja usuvad, et see D-vitamiin, mis sinna siis lisatud on, võiks selle kasu tuua. Ja samas on meil jällegi, ütleme, ma tegelikult tänases loengus ka rääkisin, ütleme meditsiinilistest seentest, on ju, me läheme natukene sinna alternatiivmeditsiini suunda, aga me teame, et seal on mingid molekulid, me teame, et mingid bioaktiivsed ained, mis mõjuvad kellelegi kuidagi, aga kuidas seda siis nagu nüüd teaduspõhiseks pöörata ja öelda, et nagu päriselt selles seenevedelikus võiks midagi olla, aga see võtab aega, see ongi seda, miks seda teadust sinna juurde tehakse. Või näiteks mikrobioom, et me kõik teame, et me peame elusat toitu sööma ja et bakterid, piimhappebakterid on kasulikud meile, aga jällegi Euroopa Liidus sa ei tohi väita, et see on probiootiline toode, aga Ameerika Ühendriikides sa võid öelda, et see on probiootiline toode. Jälle Euroopa Liit on otsustanud, et pole piisavalt tõendeid, et see näiteks see toode tõesti inimestele seda kasu toob. Ent ometi perearstid ka vist soovitavad, kui antibiootikumi võtad, siis võta probiootikumi ka. Ehk siis nagu kõik, mida me siis nagu lubame ja Euroopa Liit on hästi range selles osas, eriti toidu puhul, et kõik peab olema teaduspõhine. Tiit, sina teadlasena ka ja zooloogina oled otseselt teadust teinud ja selles elus elanud, aga nüüd mingis mõttes rollis ja rahvasaadikuna, kas mingisugused asjad varisesid kohati sinu jaoks kokku, kui sa nägid, et võib-olla ainult see teaduspõhisus sind ei aita ja kas ja kuidas see sind ikkagi praegu aitab? Tead sa, ma nüüd kasutan poliitikute ühte väga tavapärast demagoogilist võtet, et ma formuleerin su küsimuse ümber ja siis vastan sellele, eks ju. Aga see ei ole ma olen kuulnud, et nii tehakse, see on okei. Aga see on nagu sisuline, et ma ei räägiks mitte teaduspõhisusest, aga teaduskriitilisusest. Nii. Ja seda sellepärast, et teadust peetakse aeg-ajalt absoluudiks, et kui mingi asi on avaldatud, siis on absoluutne tõde, aga teaduse kõige suurem väärtus on see, et ta alati eksib ja alati korrigeerib ennast. Absoluut on religiooni valdkond. Ja aeg-ajalt nüüd, kui me lähme nende tulemuste tõlgendamisele, siis võib olukord vastupidine olla. Et ma toon varasemast elust rahvusvahelisest tasemest ühel konventsiooni osapoolte konverentsilt välja sellise omapärase olukorra, kus ma kuulen ühte ettepanekut mingite piirangute tegemisest, üks pool on siis see, kes räägib, et miks see väga hea on ja teine pool räägib see, miks see nii halb on. Ma kuulan ära pika sõnavõttu sellest, kui hea see on ja mõtlen, et neetud, tal on õigus, ma pean selle poole pealt hääletama. Ja siis ma kuulan teise poole ära, temal on ka õigus, eks ju. Ja vaat sealt tuleb kuskilt see kriitilisus sisse, eks ju, et sa pead nagu nägema seda suurt pilti, olema võimeline seda täielikult nagu tõlgendama ja arvestama. Ja eriti selles osas, kus ma nüüd tulen sellesse situatsiooni, kus me praegu oleme, poliitika tegeleb väärtuste põhiselt ja väga sagedasti kiputakse neid teaduslikke faktoloogiaid ära kasutama just selleks, et oma seisukohta heaks kiita ja teist ümber lükata, eks ju, väga sagedasti müüdid tekivad väga kummaliselt, et võetakse teadusandmetest üksikud faktid ja ehitatakse üles midagi väga kummalist, mis tegelikult, kui sa võtad suure pildi, on täielik absurd. Ja vaat seal nüüd on see koht, kus ma toon sisse, et teadus on hea asi, aga teadusega peab kaasnema kriitilisus, et sa ei võta ühtegi fakti otseselt, kontrollid, vaatad suurt pilti ja siis teed otsustuse, mis on õige või vale, sest muidu sa lähed lihtsalt väga kummalistesse vetesse hulpima, mis võib väga kummalistesse kohtadesse viia. Ma korra põrgatan siit Taunole selle küsimuse, sest ma ei tea, kas minu kõrva või ka teiste kõrva kuulis, et religioon on absoluutne ja lihtsalt nagu kasutan natuke siit seda mõtet, et tegelikult on ju ka usuteadus ja ma küsin ikkagi selle sama küsimuse, et kuidas teadus või teaduspõhisus teid teie töös abistab?
ja et see usuteadus, eks ole, see on huvitav eesti keeles, vaata teoloogia, kui otse tõlkida, see on ju jumalateadus peaks olema. Lausa jumalaloog. Aga Eestis on nagu vahva, et me oleme aru saanud, et noh, jumalat ei saa teaduslikult uurida, et aga usku saab, sest usk on ju nähtus, mis inimkultuuris on väga loomulik, seda saab uurida, seda saab kirjeldada teaduslikult samamoodi, et jaa, et minu igapäevases elus see on oluline teaduslik pool tuleb välja juba sellest, et ma tegelen vanade tekstidega, eks ole, usuteadlased, teoloogid, me kasutame mingit pühakirja tekste, eks ole, vanu tekste, et mina olen hästi sellist ajaloolist kriitilise meetodi usku, kui nii võib öelda, see on teaduslik meetod, mis ütlebki, et kui sa võtad mingi vana teksti, sa ei saa seda võtta üks-ühele. Sa pead hakkama küsima küsimusi, kriitilisi küsimusi selle, kuigi see on nii-öelda püha tekst, eks ole, oluline tekst, aga sa ikkagi esitad kriitilisi küsimusi, et kes selle kirjutas, miks ta kirjutati, kellele kirjutati, mis kontekst oli, kas see päriselt oli, sellised asjad juhtusid, mis seal on, et mis see mõte on. Sest kui me seda ei tee, siis tulemuseks on fundamentalism ja vägivald, eks ole, sest üks-ühele 2000-3000 aastat vanu põhimõtte printsiipe, nii nagu need seal kirjas on, ülekande tänasesse päeva tähendab ilmselgelt esiteks sellist tõsist vägivalda iseenda kallal, et sa pead kuidagi selle iseendale ära põhjendama kõik tänase maailma kontekstis, aga teiseks ka tulemuseks on varem või hiljem vägivald teiste suhtes, et see on nagu selline oluline protsess, mis tuleb alati ära teha, aga sealt edasi me küsingi, nagu me täna ka rääkisime tegelikult, et üks on, eks ole, teaduse küsimus, et kuidas see tekst meieni sai, aga teine on see, et mis see tähendus on. See tähendus on see, mis on alati võimalik välja võtta ka 2, 3 ja 5000 aasta vanusest tekstist, eks ole, mis nagu kannab tänases päevas ja see tuleb nagu järjest nagu uuesti püüda ära tõlkida sest tänasesse päeva ja see, et kas on nüüd, kas see tähendus sealjuures, see tõde on see religioosne absoluutsne tõde, pigem ma täna ka nagu noortele ütlesin, et tegelikult mis on absoluutne, mis me teeme, on alati küsime seda küsimust, et mis see tähendab, miks. Aga vastus ei ole absoluutne. Vastus iga päev tegelikult ma olen võimeline andma endale vastuse natuke teises vormis, sest ma ise olen pisut teine. Ja see Tiidu mõte, eks ole, kui ta tabas ennast jaatamas 2 erinevat vastandlikku seisukohta, siis on üks selline lugu olemas, just oli juudi rabi juurde tuleb keegi inimene, kes hädas oma naabriga, ütleb, et räägib situatsiooni ära, ütleb, et näed, et see naaber on halb, rabi ütleb, on halb naaber, et sinul on õigus, ja siis tuleb see naaber tema juurde, rabi jälle ütleb, et jah, see halb on, naaber on halb, eks ole, kelle peale tema omakorda kaebab. Siis tuleb tema abikaasa, rabi abikaasa, kuule, et sa ütlesid ühele, et tema on halb ja teisele ütlesid, et tema on halb, et nii ei saa ju olla. Ja siis rabi ütleb, jah, sul on õigus. Et see on see absoluutne tõde. Just. Natuke tõi see meid ka selle maitsmise juurde, kusjuures, et kui miski on juba seal eelproovimisel, mingi toit on soolane, siis teiste jaoks võib-olla ka juba natuke ja lõpus keegi ütleb, et aga ei ole ju soolane, astub ruumi sisse, maitseb, ei ole ju. Ei ole jah. Aga nii, ma küsin veel Toomaselt ka, kuidas, ma saan üks osa sellest sinu tööst ja vabatahtlikud tööst on praegu just see ukrainlaste abistamine, Ukraina abistamine, aga et kuidas sinu töös või ka nendes tegemistes teadusest või siis just teaduse mõttes kriitilisest mõtlemisest abi on? Ma ei julge sulle öelda, et ma selle seose suudan teha, aga ma proovin sinna jõuda. Proovi, jah. Ma jäin mõtlema kolleegi siin kuulates ja teie peale vaadates, et kus seda tõendus või teaduspõhisus me siis oma elus üldse, kellelt me tahame seda, eks ju. Öelda kõigilt oleks absurdne selles mõttes, ma ei tea, meelelahutajalt me tingimata ei taha seda, eks ole, selles suhtes. Ja viimane asi, mis me tahame teaduspõhisust, on, ma ei tea, oma kaaslaselt, eks ole, siis kui sul on nõme olla, siis ta ütleb, aga sul peabki nõme olema, et sul teguvad tagajärgele, ei saanudki teist emotsiooni tekkida, see ei ole koht. Kus see piir läheb? Korra vaatan teie silma, ütlen, et me ju tahame, et kui tõenduspõhisus ja teaduspõhisus tähendab parima saada oleva teadmise arvestamist ja seaduspärade arvestamist oma töös. Arstid võiks olla, tegutseda tõenduspõhiselt, teaduspõhiselt. Vaata, Anjo, pigem jah, eks ole, jumala ees. Pääste, tulekahju on inseneerlik, füüsikaline nähtus, eks ole, võiksid ju lähtuda meetodile. Insenerid, kes silda ehitavad, maja ehitavad, autoohutus võiks olla. Nii, aga nüüd ma tegelen ärikonsultatsiooni maailmaga, kus ma aitan mingi valdkonna eksperdi lõpetada oma kolleegi.
ärikontekstis, nad tahavad rohkem töö üle anda, rohkem töötajaid palgata, just ka mõnikord raha teenimise eesmärgil, mõnikord töö parema tegemise eesmärgil. Kas ärikonsultant teie tunnetuse järgi peaks olema tõendus- ja teaduspõhine, kas ta saab üldse olla? See ei ole ma ei tea, mis vastus on, aga kuidas teie jaoks on, mõelge korraks. Kas ta peaks olema, kas on üldse eeldus, kui te palkate ärikonsultanti, kas te eeldate, et ta on tippteadmuse valdav milleski, aga milles siis? Äris, see ei ole teadusvaldkond otseselt, juhtimine, ühesõnaga minu jaoks on see tõenduspõhisus ja teaduspõhisus kui praktiku jaoks olnud alati mingis mõttes nagu väärtushinnagu moraali küsimus. Nimelt, mis alusel ma julgen arvata, et minu töö toob minu klientidele ja ühiskonnale kasu. Ja mis alusel ma olen lihtsalt küüniline ettevõtja, kes võtab raha sealt, kus on, eks ole, kus see piir läheb. Mingil hetkel on seda vaja enda käest küsida, võib-olla see ongi minu eripära, aga. Ja minu vastus saabus väga lihtsal moel. See distsipliin, millega ma tegelen, et kuidas intuitiivse teadmisi intervjuu vormis eksperdid välja saab ja siis edasi õpetada saab, sellest alustati 80. lõpus tegutsemist, 80. alguses, 90. ma jõudsin raamatuid lugeda, kus praktikud kirjeldasid, mis toimib. See tundus võtmesõna, toimiv. Ma katsetasin ja see justkui toimis. See ei ole veel tõendus- ja teaduspõhine. See on teatud praktikute asi, mis millegi pärast toimib. Seega, kui ma küsitakse, kas sa tead, et see toimib, ma ütlen, mul on kogemus, et see toimib. Ma ei tea, et see toimib, mul on kogemus, piiratud kogemus. Noor inimene ka siis. Aga teiselt poolt paralleelselt on arenenud hariduspsühholoogia, meie arusaam sellest, kuidas aju töötab. Ja mul on õnne kuskil 10 aastat tagasi sealt edasi, 4-5 või rohkem aasta jooksul töötada Eesti hariduspsühholoogidega kõrvuti ja aru saada, mis me teame aju toimimisest. Ja nüüd ühel hetkel minu peas need kaks asjad hakkasid kokku saama. Ma sain aru, et see praktika, mida need praktikud on kirjeldasid, on täiesti kooskõlas sellega, mida me nüüd tomograafide all teame, kuidas neuronide ühendusi luua neuroplastilise kohta. Ehk siis praktikud on varem komistanud ja katse-eksitusmeetodid arendanud välja asja ja teadus, mis ütleb, et see peakski nii toimima meie aju spetsiifikat arvestades, on arenenud nüüd 30 aastat hiljem järele. See oli väga hea tunne ja see tunne realiseerus ühe kujundliku näitena, aga tegelik olukorda, mida ma lihtsustan hetkel, et mind kutsuti Ida-Tallinna Keskhaiglasse seminari viima arstidega, kes siis õpetavad teisi arste, kes muu õpetab arste kui teine arst, keegi muu ei oskagi ju, eks ole. Ja mul oli need arstid 7 tundi minuga koos. Minu eesmärk oli anda need võtted, kuidas aru saada, mida õpetada ja kuidas seda efektiivselt teha. Ja kui me tutvumisring oli, mu vastas seal oli vist 2 kirurgilise valdkonna inimest, kiirabi peaarst, eks ole, kuskil veel. Ja siis mul tuli selline äratundmine, et mis on selle hind ühiskonnale, et mina seal töötan. Mina sain mingi tasu, väike summa. Kõik need arstid, 10, 12 tükki või 15 tükki, ei teinud see päev oma erialastööd, said tasu, seega see on juba nagu miinuspoolel. Nüüd sel päeval kirurgid ei teinud 2-3 operatsiooni. Lisaks sellele, eks ole, suure tõenäosusega see medõde pärast läheb ja teeb veel ühe vahetus otse väsinumana. Ehk siis väga suur tagajärg saab olema minu tegevusel ühiskonnale. Me kõik oleme väga maksnud selle seminari kinni väga kallilt. Tegemata jäänud tööna, mille asemel kuulatakse mind ja kui mina sel hetkel ei ole kindel, kas minust on kasu, siis on väga nõme olla. On nagu väga nõme olla teada, et kellegi operatsioon lükkub nädal edasi, sest usaldatakse mind, aga mina teen siin tunde järgi asju. Ja võt see on selles mõttes, mind on see väga palju aidanud aru saades, et mingitel hetkedel absoluutselt meie kõigi tegevus mõjutab hullult palju teisi ja võt sel hetkel on vaja päriselt mõelda, kas sa annad head nõu. Nüüd lihtsalt silde tagasi visata selle Ukraina teema juurde, aga see, et seal sama käib see asi juurde, igasuguse sekkumise juurde. Kui sa lähed teisi inimesi aitama, esialgu muidugi sa ei tea, mis sa teed, aga sel juhul sa pead kogu aeg mõtlema, kust ma arvan, mille järgi ma arvan, et minu sekkumine on praegu kasulik ja vajalik selles mõttes. Mille järgi ma arvan, et see on hea. Näiteks on väga hea mõte, et võiks ju võtta mingi asjad ja sõita rindele koos sõduritega, seal neid üle anda, linte lõigata ja pärast on väga usaldusväärne, et ise viis kohale, eks ole. Tundub ju loogiline, nii. Selle ise viis kohale on üks probleem. Nimelt selleks, et sina elusalt seal tagasi saaksid 3-4 sõjaväelast, kes sinu eest vastutavad, ei tee oma erialast tööd sel ajal, kui nad tagavad sinu julgeolekut, toovad ja viivad sind. Seega see on selline mitme faktori analüüs. Iga kord, kui ma lähen kohale, siis ma pean aru saama, et see ei ole tõenduspõhine ots, aga ma pean mõtlema, et jah, mul on õigus küsida, et ma tahan üleandmisel juures olla. Aga mis selle nagu hind teisele osapoolel on ja kas see 2 sõdurit, kes mind sõidutavad, kas nad sel hetkel ei ole tagamas teiste sõdurite
turvalisust, eks ole, selles mõttes, on ju. Ja vot selliseid tegureid minu arust tõenduspõhisus ja teaduspõhisus ei pea olema tingimata range, vaid on väga pigem küsimus, kui me teame, et know-how on olemas ja seda saab küsida, mis moraalne õigus on mitte küsida ja lähtuda sellest, aga ostavad ju, aga müüvad ju, aga saavad ju, ettevõttena võib-olla saab nii teha, eks ju, aga minu arust igaüks siin võib jääda üksikpraktikuna, sul on teatud moraalne kohustus, saad aru, et sinu valdkonnas on tekkinud uus teadmus või mingi faktor, mida sa tead, et mõjutab tulemust, siis on väga kahtlane seda mitte küsida ja mitte lugeda ja mitte uurida. See on see minu jaoks selle tähendus. Väga hea, ma mõtlen just siit, et natuke pöörata lehekülge ja pöörata korraks ka pilgud siia poole, et kas kellelgi on tekkinud mingisuguseid küsimusi meie panelistidele või tahab keegi oma mõtte avaldada või näiteks ka vastu argumenteerida seni kuuldule, et asjad pole üldse teps mitte nii, et on teisiti. Et võite julgelt öelda. Praegu vist tundub, et ei ole, aga mõtlen, kuidas siit see jutujärg viia sellisesse olukorda edasi, et võib-olla 2 sellist, ma ei tea, leitud mõtet teie juttudest on näiteks see, et teaduspõhisus annab meile nagu mingis mõttes heas olukorras usaldusväärsust, et miski tõesti ka nii toimib ja töötab ja et kui on siin jutt sellest, et tehnoloogias ja inseneerias näiteks, et mõni sild või tee ei varise kokku, et kui ta on ikkagi teaduspõhiselt ja sellele tuginedes hästi tehtud, et siis ta peab vastu. Ja teisest küljest ka arstide ja nende suunatud ja antud raviplaanide järgimine võiks meid viia tervenemiseni, on see siis sellistes olukordades, kui me haiged oleme. Aga mis ma ise tunnen, et kas siin võib olla ka see, et teadus või laiemalt siis teaduspõhisus annab ka selles orienteerudes kriitilise mõtlemise, ehk siis eristamaks seda, kas see asi on nüüd usaldusväärne, mis meile pakutakse, või ei ole. Ja see viib praegu sellise väga elulise asjani, et no ma ei tea, kas te julgete tõsta käed, no ikka julgete, kes teist kasutab ühtegi meta pakutud platvormidest sotsiaalmeedias, Facebook, Instagram. Jaa, tõstke need käed, kes kasutavad ja kellel on Instagramis või Facebookis konto. No kõigil meist, eks. Nüüd ma julgen arvata, et gümnaasiumi noored on vähemalt seal eas või kohe jõudmas, et nad osalevad ka meie riigi valimistel ja kohalike omavalitsuste valimistel. Kas teie näete, et selles on viimaste teadmiste järgi teile mingisugune mõjutuslik oht, et teid juhitakse äkki tahtlikult või tahtmatult eksiteele, et kui need platvormid enam ei nõua sisult faktipõhisust või faktikontrolli. Et Meta nimelt väitis siin nädal-paar tagasi, et nad ei vaja enam, et kui kontodel ja ka ametlikel kontodel see info oleks faktikontrollitud. Kas te näete selles mingisugust ohtu enda jaoks kui tulevused või võimalikud valijad? Üks õrn jaa kostis siit, mõni noogutab siin. Et tegelikult väga hea, kui teil on endal suurepärane ja ma usun, et ongi kriitiline mõtlemise viis, nagu siin sai öeldud, et ka see võiks käia teaduspõhisuse ja teadusest lugupidamise juurde, aga kas te tunnete, et mõnda teie sõpra või tuttavat võib see kuidagi eksiteele viia? Võib muidugi, jah? Mind mitte, aga sõpru kindlasti. Ma tean, mul on sellised sõbrad, kes ainult kõike usuvad, mis seal kirjutatakse. No vaata, aga see viibki meid järgmise küsimuse juurde. Te võite julgelt vahele segada ja kätt tõsta, ma pööran vahepeal pilku siia, siis saate oma kommentaari öelda vahele või küsimuse küsida. Aga mu küsimus meie panelistidele ongi see, et kas teie näete praegu sellistes maailma arengutes ohtu, et osa meie infost, mida me oleme pidanud ka selliseks, et loen läbi ja võtan, ma ei tea, kas kohe tõena, aga et ikkagi pigem kaldun arvama, et see on nii. Et kui sealt juurest kaob faktikontroll, mis ohte te näete selles? Palun, jah, Toomas. Ma teen ühe otsa lahti, ütlen, et me ei toimeta vaakumis ja meil on hetkel auväärne luksus korraks võtta aega maha, eks, turvaline ühiskond, heaolu ühiskond, me ei nälgi ära selle tunni pärast, rakett ei maandu meile pähe ja küsida, et meeldib meil see tõendusteaduspõhisus või mitte, eks ole, mingis mõttes. Meil on see luksus diskuteerida veel selle üle. Aga nüüd kuskil natuke helikopterina mõtleme, et mis keskkonnas me elame. On 2 faktorit. Faktor 1. Sotsiaalvõrkudel, mille eesmärk on teenida raha, kleepides meid selle seadme külge,
on niivõrd tõenduspõhiselt hea teadmine sellest, kuidas meie dopamiinisüsteem töötab, et nad on selle peaaegu vist täiuseni optimeerinud, eks ju. Ja Jaan Aru on väga ilusti puust ette punasele kirjutanud, et selle seadme võime muuta meie aju on suurem kui lapsevanema võime muuta lapse aju reaalajas, eks ole. Me oleme esimest korda teaduspõhiselt loonud tööriista, mis võib põhimõtteliselt halvata aju arengut ja suunata selle ennustamatule teele, ennustamatule selle tõttu, et selle tarkvara omaniku motiivid on arusaamatud ja suure tõenäosusega on laiali valguvad, eks ole. Nüüd teine kiht sinna tõenduspõhisus meile kõigile, mulle ka, on see, et sellest on aru saanud meie vaenlased ka ja Venemaa võib olla väga halb sõdija ja väga halb majandusedendaja, kui nad on geniaalsed propagandaüksused. Nad on väga palju raha pannud teadus- ja tõenduspõhiselt, et uurida, kuidas inimeste meelsust muuta ja kahtlust tekitada, turvatunnet vähendada ja kõike muud, on ju. Nüüd pane need kaks asja kokku. Meie mõjutusvahendid, meedia, sotsiaalmeedia ja kõik muud kanalid on väga hästi mõjutatav algoritmid ja nemad teavad meist paremini, kuidas mõjutada neid algoritme. Selle tulemusena mina väidan, et ei ole olemas neutraalset kohta, kuhu võib seisma ja öelda, et ma olen väljaspool seda diskussiooni, kuidas teadus toimib ja tõendused toimivad. Me oleme kellegi mõjutada, kas ma võtan vastutuse ja pöördun, eks ole, arsti juurde või ma annan vastutuse algoritmile ja pöördun Facebooki poole meditsiinilise probleemiga. Kui ma teen selle teise asja, ma annan ennast pagan teab kelle kätte ja pagan teab, kes vastutab tagajärje eest. See ei ole enam neutraalne otsus selles mõttes, et ei ole maailmad, kus on head ja neutraalsed otsused, on maailmas, kus on vastaspool, kes kasutab sama uut teadmist meie kahjustamiseks. Ja ennast turvalise hoidmiseks on väga tark vaadata seda minu eesseisva poole parima teaduse poole selles mõttes. Ja pärast seda võib muidugi ka otsustada ikkagi minna selle Facebooki soovitusega ka, aga ma soovitan pärast selle parima teadmusega tutvumist teha. Sest teine pool väga palju ei maga. Uskuge mind, mitte ükski meie maailmavaadet oponeerivates jõudes maailmas, on see Venemaa või Hiina või muu, ei jäta ühtegi uusimat teadussaavutus rakendamata sekunditega selleks, et infosõda pidada. Küsin ka vahel, et kui palju teist on TikToki kasutajaid? Ainult nii vähe või? Okei, ikka rohkem. Kõik ei julgenud kohe Kas see on teie jaoks okei või ei ole okei, et nad tegelikult kogu aeg, need, kes seda haldavad, seda programmi, et nad koguvad teie kohta andmeid? See on okei, eks? Nad teavad päris täpselt teie eelistusi ja kas teil on vahel tunne, et ma olen natukene mõjutatud sellest või et nad jälgivad nii täpselt ja nad panevad mulle sellist sisu, mis neile tundub, et meeldib ja või te ei mõtle selle peale, pigem naudite, et on tore meelelahutus? Seda teeb samamoodi ka Facebook, aga lihtsalt ma mõtlen just, et kas te tunnete, et te olete läbi nende platvormide, mida te kasutate, ka mõjutatud? Jah. Ma siis... Aga sa küsid hästi neutraalselt, kas me oleme mõjutatud. No kogu aeg oleme mõjutatud, millegi poolt ma ka olen mõjutatud. Küsimus on see, et TikToki puhul, kes on selle teabe ostja ja kes tahab meid kus suunas mõjutada. Sest muidugi ma olen mõjutatud, ka selle poolt on ilus tants on olemas, see on väga positiivne mõju, jumal tänatud. Aga probleem on see, et TikToki mina ei tea, mis teie TikTok teile näitab igaühel eraldi. See on see natuke see probleem. Et me kõik oleme mõjutatud. See on personaalne suhe. Me oleme samas kohas, me ei ole samas kohas, meid igaühte mõjutatakse erinevalt, aga Reino Jääma. Jah, Tiit, palun. Vaata, see faktikontroll on selline asi, et kui asi on must-valge, siis on lihtne öelda. Aga nüüd võtame, kui on nüüd valge, kerge, tumedam toon, et kas ta on valge või ta ei ole, eks ju. Ja kui sa lähed ühel hetkel niimoodi edasi, siis ta läheb väga ebaselgeks, võib peaaegu öelda, et must on ka valge, eks ju. Ja nüüd ma tahaks siia tuua selle valimiste teema juurde, kui te nüüd arvate, et poliitikud ei tee kõik endast sõltuva, et teid mõjutada, et te valiksite, siis te kindlasti eksite, eks ju. Ja seal ei ole üldsegi teema selles, et faktid on valed, sõltub sellest, kuidas faktid on reastatud, mis see suur kontekst tuleb, nii et kõik manipuleerivad kõiki, seda peab arvestama ja toon jälle sisse kriitilisuse mõiste, ainult nüüd siis võib-olla poliitkriitilisuse, mitte teaduskriitilisuse. Aitäh selle vastusest. Nii, aga kas või on äkki õpetajatel küsimusi tekkinud ja kuidas teie oma töös seda teadust kõige paremal kujul saate ikkagi rakendada? Kui ei ole, siis ma vaatan lihtsalt siit järgmise küsimuse juurde, et
praegu me jäime natukene võib-olla selle kimpu, et siin kujunebki natuke hirmutav olukord, et me teame, et meid natuke mõjutatakse ja kas see on nüüd probleem meie jaoks? Kas meil on selle vastu rohtu, et olla siis ikkagi ise nii teadlik, et me saame aru, mis on meile pakutud ja millega meid proovitakse mõjutada? Nii, palun. Ma küsin uuesti selle, siin oli väga hea show muidu. See performance ma ei võidab kuulnud tänase. küsimust, ma pean ütlema. Keskendusid ehk millelegi muule. Kerge mõjutustegevus. Ehk siis, kas meil on, kuna me praegu jõudsime sellesse väiksesse ummikusse, et me justkui saame aru, et meid proovitakse suunata, mõjutada võib-olla ka siis, et me oleme sellest teadlikud ja me ei tea, kas see on probleem meie jaoks või ei ole, aga kuidas siin juures olla kriitiline ja on selle vastu rohtu, et me ei laseks ennast nagu juhuslikel tuultel niimoodi mõjutada? Et ma Jah, Taamo. ma ise arvan, et see eelmise diskussiooni käigus ka, et eks ole, see teaduspõhisus ja sellised väärtused, eks ole, et mis siis nagu mõjutab, mis paneb Elon Muski tegema neid otsuseid, mis ta teeb, eks ole, et tal on mingisugune oma maailmavaade ja ta peab seda õigeks, ta peab seda oluliseks, tema eesmärk on see edasi anda, eks ole. Võime küsida, et kas on probleem, et kui kuskil maailmas on inimesed, kellel on nii palju raha, et ta võib kokku osta kõik sotsiaalmeediaplatvormid ja kõik kuputada üle oma selle nägemusega. Ma arvan, et see on ilmselgelt probleem, eks ole, et sellist asja, kui võimalik, ei tohiks juhtuda lasta, aga ma arvan, et mida me üksikisikuna, mida mina saan teha, eks ole, mida ma enda puhul mõtlen, on see, et ikkagi jätkuvalt esitada neid kriitilisi küsimusi ka kõige pühamates paikades, eks ole, et kas see päriselt on või miks see niimoodi on ja valida võimalikult palju erinevaid võimalusi, eks ole, kust ma tarbin, kust ma saan oma informatsiooni. Et väga mugav on tegelikult olla seal oma Facebooki grupis samamoodi mõtlevad, arutada, võtta üles mingi teema ja kedrata lõpmatuseni, eks ole. Ühtegi oponenti ei ole, keegi ei esita ühtegi kriitilist, kõik on ühte meelt ja tundub, et maailm ongi nii lihtne. Tegelikult ei ole. Et see, et minna ka nendesse, valida võimalikult palju selliseid erinevaid allikaid, ma arvan, et see on väga oluline ja võtta neid ka siis selliselt, püüda esitada neid kriitilisi küsimusi ja mitte karta seejuures, et kui ma esitan neid kriitilisi küsimusi, panen kahtluse alla mingid asjad, mis keegi väidab, et see on tõde. Et ma siis paistan lollakas välja või kuidagi imelik. Pigem ma olen ka kaplan Kaitseliidus, siis meil on üks selline veebel oli, kes armastas öelda, et ei ole lolle küsimusi, on lolle, kes ei küsi. Et see on nagu hea, eks ole, Päris karm lähenemine, ei julgegi enam küsida. No just, kõik hakkavad küsima kohe, aga see tuleb ikkagi julgeda esitada neid kriitilisi küsimusi, sest lõpuks, kes kannatab, olen ju mina, eks ole. Kui mina jään mingisuguse mulli sisse, mis tegelikult enam ei kanna, ei ole see õhupall, mis pidi viima sinna teisele poole kallast ja andma mulle kõik selle, mida ma olen igatsenud või soovinud, vaid osutub mingisuguseks tupikteeks, et siis lõpuks kannatan ju mina. Ja tegelikult, et see vastutus on ikkagi ennekõike minul endal, et ma saan selle tõese informatsiooni kätte. Iseennast saan ikkagi ise kaitsta, katsun olla ja väärtuspõhisus on siin oluline ja kriitikameel seejuures. Ja saad aru ka sellest, et kui keegi ütleb, eks ole, et või läheneb väga teaduspõhiselt ja laob ritta väga palju fakte erinevate asjade kohta, et selle taustal ikka alati on ju ikkagi mingisugune maailmavaade, mingisugune väärtuspõhisus tegelikult, miks ta mingeid fakte just sellises valguses meile näitab. Aga kuidas veel, ma mõtlen just seda, et kuidas teie siinpool näete seda, et mis meid kaitseb või oskab meid hoida sellel joonel, et me ise oskame sellest teaduspõhisusest lugu pidada ja sellel põhineda. Kas meil on mingisugust ka seda, kuidas me saame seda teistele selgitada lihtsamini? Et sellised, ütleme, lihtsalt muljed, tunded ja kogemused niisama ümber kõike ei lükkaks? No võib-olla alustada, et kui te ükskord ülikooli jõuate, siis nagu teadustööga tutvumine ja nende lugemine on üks teie põhitügevusi ja kõik bakalaureuse tööd, kõik baseeruvad siis teaduskirjandusel
ja mida mina ka ülikoolis õpetan tudengitele, on siis see, et ega teaduskirjandusel ja teaduskirjandusel on ka vahe, et millises teadusartiklis või ajakirjas on see avaldatud, et kas see, ja milliste teadlaste poolt, millises ülikoolis, et kus see on tehtud. Et põhimõtteliselt peab aru saama, et teaduskirjandus on teadlaste omavaheline kommunikatsiooniallikas või nagu keskkond, kus kohas teadlased omavahel suhtlevad ja ega iga teadusartikkel ei tähenda tõde. Et nad teevad teadust, nad uurivad, nad said mingid tulemused ja siis nad kritiseerivad oma tegevust, et sest alati me ei planeeri neid teadustegevusi ka õigesti ja siis me kritiseerime seal taga tegelikult iseenda teadust, et tegelikult ma oleks pidanud seda tegema paremini ja järgmine, kes seda artiklit nüüd loeb, mõtleb, võtab selle kriitika ja teeb paremini. Aga noh, mis seal ongi, poliitikud, kes iganes, toidutehnoloogid, kes iganes tahavad kuskilt siis võtta, nad võtavad täpselt selle teaduse rea, mis neile sobib ja sealt tulevadki tegelikult väga suured nagu valearusaamad, et jah, et või müüdid või ma tean, et üks minu lemmikmüüt, mis on kindlasti olete kuulnud, on siis see, et nagu meil on keele peal piirkonnad, on ju, ehk siis kui te maitsete toitu, on ju, siis kuskil mingi osa piirkonnast tunneb soolast, mingi osa piirkonnast magusat, see on müüt. 70-ndatel juba ümber lükatud, ei ole keelepiirkondasid, aga väga raske on seda ära võtta, ikka õpetatakse, ikka räägitakse, et jah, meil on keelepiirkonnad, millegipärast on see nii võrratu teadus või teadmine, aga tegelikult on see ju jah, nii-öelda, peab aru saama, et teadus on kommunikatsioon teadlaste vahel ja seda vahepeal tõlgendatakse valesti ka ja omakasupüüdlikult. Peame hakkama ajaliselt otsi kokku tõmbama. Me peame siis nüüd veenma kogu seda publikut ja miks mitte ka mind. Miks on teaduspõhine maailm parem kui lihtsalt kogemuslik, tunnetuslik, arvamuslik? Et hakkame kokkuvõtvaid mõtteid. Miks on teaduspõhine parem? Kas üldse on? Kes tahab alustada? Ole. Palun. Jah, ma võib-olla siis ütleksin, et meil täna ei ole lihtsalt mingisugust muud alternatiivi, et arvestades, kui suured globaalsed probleemid inimkonna ees seisavad, siis meil lihtsalt ei jää mitte midagi muud üle, et ma ennekõike siis pean silmas keskkonnaprobleeme. Et kui me ei ühilda omavahel selliseid nii-öelda hard science, matemaatika, füüsika, keemia, selliste sotsiaalsete teadustega nagu sotsiaalteadustega nagu psühholoogia ja organisatsiooni käitumine, ühiskondades muudatuste läbiviimine. Et siis meil lihtsalt ei jää midagi muud nagu väga üle, kui varsti pillid kokku pakkida. Et on ikkagi kõige kindlam rada, saan ma aru. No ainuvõimalik. Toomas. Ma olen nõus, et see on ainuvõimalik rada, aga et mina oma elu olen elanud põhimõtteliselt ainult teaduspõhiselt ja nii-öelda omandanud teaduspõhisust ja mulle täitsa meeldib mu elu ja siis eks ma püüan siis nii-öelda oma omandatud kogemusi siis nii-öelda edasi ka anda ja seda teaduspõhisust. Ja aitäh sulle selle eest, töö inimestega on väga oluline. Ma ütlen, alati tsiteerin Albert Einsteini, kes ütles, et teadus on kõige lähemal tõele, mis meil on. Ehk siis me ei tea kunagi seda lõplikku tõde, aga teadus on seal nagu kõige lähemal, ilma selleta on meil ainult usk. Ja mis mind võib-olla lõppsõnana ennast muretsema paneb, et ma näen, mis maailmas toimub, küll ka nüüd USA on ju, küll on teaduspõhine, aga kui juba president ütleb, et nagu kliima soojenemine ei ole nagu piisavalt tõendatud, või siis, et Euroopa, me kuidagi jääme siia nii üksikuna siia Venemaa, Hiina, need nagu poliitiliselt töötavad hoopis teistmoodi ja teistel alustel kui teaduspõhisus, et meil on hirm, et me jääme siia väga üksinda, aga ma arvan endiselt, et meil ei ole midagi paremat. Et see on kõige lähemal tõele teaduspõhisus. Nii, mulle väga meeldis Toomas ütlus, et talle meeldib tema elu, muuseas mulle ka meeldib oma elu. Ja sellest tuleb välja see, et see on väga väärtuspõhine lähenemine. Nii et kuskil on alati teaduses ka väärtus taga olemas,
aga mis puudutab nüüd teadust, siis selline soovitus, et ärge uskuge ühtegi allikat. Proovige erinevaid allikaid, võimalikult erinevate nurkade alt, sest ainult niimoodi te saate endale selle kriitilise suhtumise tekitada ja vältida see, et ei lähe niisugustesse väljakujunenud kultuurilistesse iseenesestmõistetavatesse valedesse, nagu sina siin välja tõid, või näiteks see, et jaanalinnu muna on kõige suurem rakk maailmas, mis on ka väga pikalt olnud ringi liikumas. Ainult nii saab, teistmoodi ei saa. Lihtsalt peab olema kriitiline. Aitäh. Aitäh. Ja palun veel, Toomas. Ma saan öelda niimoodi, kui oli aega mõelda, et 2 mõttega tahaks kõik jätta. Et mul on õnne elus töötada kõrvuti tippprofessionaalidega ja ka väga lähedalt puutuda kokku tippteadlastega. Ja üks asi, mis neid ühendab, on see, et nad saavad aru, et aeg-ajalt see info, mis su reaalsus vastu pakub, sa küsid midagi, tegid mingi teadusele hüpotees või sa tegid mingisuguse asja ja reaalsus sulle vastab mitte inimkeeles, vaid sammudega, et sa täiesti eksid ja maailm on absoluutselt teistsugune, kui sina arvad. See on väga ebameeldiv tunne. See on neetult ebameeldiv tunne. Nüüd, mis see meie jaoks tähendab, eks ju? Paradoks on see, et aju on väga lihtsustades üles ehitatud nii, et meie ajule ei meeldi uus info, mis on vastuolus seni olevaga, sest peab kaloreid kulutama selle mõtestamiseks. Tavainimesena tähendab see minu jaoks ka, teie jaoks ka seda, et kui ma kuulen midagi, mis on sealt pärit, mida ma ei ole üldse aru saanud sellest reaalsuse osast, siis hakkab tunduma nagu loll, rumal asi, mis on ebameeldiv ja ma tahan selle kinni panna. Ehk siis ma ei pane talle like'i või ma panen dislike'i, kõrvaldan oma maailmast ja ta ei tulegi mu maailma tagasi, enne kui reaalsus suure vasaraga selle mulle vastu pead annab, eks see õhupall lõhkeb, eks ole, mina olen kannataja. Kõik algoritmid, mille sees me elame, pidevalt aitavad meil välja jätta kõiki asju, mis meil närvi ajavad. Seega, kui te kuulete midagi, mis nagu see rabi näitel, eks ole, mis mind närvi ajab, tal on ka õigus, lihtsalt tuleb mõelda, mismoodi tal on õiguseks, mis sealt õppida on. Seega, see laikimise teema on asi, millest tuleb ennast hoida, see on väga raske. Ebameeldiv info tavaliselt sisaldab minu jaoks osaliselt uusi infot ka, eriti kui ta on väärtusepõhiselt ebameeldiv, siis sisaldab infot teiste inimeste kohta. See on üks asi, aga teine asi, millega ma tahan jätta, on ilus mõttekäik ChatGPT kohta ja üldse selle keelemudelite kohta. Vaadake, nali oli Facebookis hiljuti, eks ju, panin piisavalt like ja sain selle nalja, et see, et ChatGPT suudab praegu vastata nagu keskastme juht umbes sama nagu ilusa lausega, pani meid mõtlema, et ChatGPT on teadvusel, mitte seda, et paljud keskastmed ei ole teadvusel. Ei mõtle üldse kunagi. Nüüd probleem on milles? ChatGPT vastab moel, mis tundub meile usaldusväärne. See on see, mille peale see algoritm on optimeeritud. Keelemudel õpib vastama nii, nagu enamasti vastab. Selle tulemusena meie ajul tekib tunne, et küllap selles on tõde. Need 2 lauset ei ole statistiliselt seotud. ChatGPT saab tagastada vastused, mis enamustele inimestele tunduvad õiged, seal ei ole ühtegi tasandit, mis kontrollib selle reaalse maailma vastu. Seega, kui teie õpetajad aktiivselt võitlevad selle vastu, et te GPT-d kasutada, see ei ole selleks, et umbes te ei saaks lihtsamalt elatud, vaid selle tulemusena GPT toob teie ellu massides hästi sõnastatud, täiesti reaalsusega mitte seotud lauseid. Ja mina ei ürita seda mitte eriti kasutada vastuste saamiseks, selle tõttu ma ei ole kindel, et ma suudan filtreerida, kui ma proaktiivselt veel endale valet infot peale valan ämbriga, küsides küsimusi, et olge hästi targad, mida te GPT käest küsite ja juhtub nii, nagu veel üks meem, mis üleeile tuli, oli see, et üks inimene kirjutab, et ma eile sõnastada ChatGPT jaoks küsimust juba 4. korda ümber sõnastades, ise lahendasin oma probleemi ja allkeegi küüniline inimene kommenteeris, ohoo, AI fännid lõpuks avastasid mõtlemise. Selle mõttega, et ärge tehke nii endaga. Ja Tauno, hea võimalus võtta kokku meie vestlus. Eile juhtisin ise ühte paneelvestlust, kus üks osaleja ütles, et me kõik oleme nii ühte meelt, et ma võtan selle toriseja rolli, et oleks põnevam ka. Et siis ma olen ka nüüd praegu siin see, et kui selline teaduspõhine maailmakäsitlus on ainus võimalik viis, ma ütlen jah, aga me ei saa jääda ühe jalaga. Mulle tundub, et kui me jääme teaduspõhise maailmakäsitluse viisi juurde ainult, siis me oleme ühe jalaga, et meil on vaja seda teist jalga ka, see on see tunnetuslik, mida ei saa teadusega ära seletada, mida ei saa lahti seletada, mida toob meile muusika, kunst, ma ei tea, luuletused, kirjandus, kõik see, et seda me ei tohi kõrvale panna, mis siis, et me ei saa seda hinnata samal moel kui ma ei tea, mingit toitu või midagi muud, et see teine jalg peab samamoodi olemas olema ja
mulle meenus üks tsitaat, mis minuni jõudis Mikk Sarve kaudu, aga Mikk selle kusagilt mujalt võttis, ta ütles, et lugude vestjaid, neid, kes räägivad, muusikud, luuletajad, kunstnikud, kõik need, et neid ei tohi uskuda, sest nad ei räägi tõtt. Aga neid tuleb hoolega kuulata, sest nende jutus on tõde sees. Et ma arvan, et seda ei tohi ka ära unustada, et tegelikult see annab tihtipeale, see teadus annab meile väga olulise aluse elus, aga selle elurõõm tihtipeale tuleb selle teise jala kaudu, nii et mõlemad on olulised. Aitäh! Aitäh ja kokkuvõtteks Rakvere Riigigümnaasiumi koolipere on siis mõte selline, et teaduspõhisus annab meile ikkagi üsna kindla ja nagu kuulda võis, ainuvõimaliku tee. Sellel teel on väga hea elada, nagu veendusime ja kuulsime. Samal ajal säilitage oma ergas meel, tundke ja kogege ka sealjuures. Samal ajal olge oma mõtlemises kriitilised ja julgege küsida. See ongi vist põhiline. Suur tänu meie panelistidele, suur tänu kõigile teile, aitäh!